Tere internet, tere YouTube. Täna natuke teistmoodi osa ei osanud kuidagi seda muud moodi teha. Siis kui mootorid sai lahti võetud, siis Airi filmis terve hunniku igas kaadreid ja ma ei osanud kuidagi muud moodi ka teile midagi muud rääkida. Siis mõtlesin, et nüüd teen eraldi audiotracki ja siis taustaks käib pilti ja vahepeal tuleb ka siis võib-olla ka õiget juttu. Aga Speedest on nüüd möödas, tegelikult on nüüd ka isegi Kiltsil võistlus ära olnud, kus ka Top Fuel käis. Olin seal kohal, oli päris äge, et see Top Fueli elamus, see on ikka midagi teistsugust, et kes ilma jäi, siis ise olete süüdi. Aga see selleks. Tegelikult tahaksin tänada inimesi, neid, kes käisid ise juttu tegemas minuga nii võistlustel kui siis ka võistluste väliselt, aga isegi Kiltsil nüüd viimasel korral, kui ma ise võidusõidu mõttes ei teinud seal midagi. Aga väga äge, et niimoodi ikkagist kaasa elatakse ja muretseti, et kus 7 on ja millal 7 tuleb. Et tõesti väga äge ja suur aitäh. Et ka teistele, kui saame üks hetk auto korda ja oleme jälle kuskil väljas, siis tulge vabalt juttu rääkima, tulge küsima, tulge vaadake autot, mul ei ole üldse kahju, et pigem on just äge. Ja siis tahaks ka paari eraisikut tänada, kes on ka siis Kivitammi motospordiklubi arvele teinud omapoolse annetuse, et aidata 7 rajale. Et kuigi on olnud ainult mõned inimesed, siis ikkagi suur aitäh teile. Ja kui te tahate ka aidata, et 7 saaks äkki see aasta veel ikka korra rajale, siis all descriptionis on kirjas ka Kivitammi arveldusarve numbrid ja asjad ja sealt saab siis ka infot, kui on aitamissoov. Aga veel kord suur aitäh ja üritame ikkagist saada vahendid kokku ja see aasta veel ikka korra rajale. Piltil läks katki, mis on need nagu õhu kiirliidesed. Need on nüüd siukse keermas junni peal. See oli vist. Et see tuleb nüüd siit niimoodi ära. See kübari, see käib siia otsa. Ja oota, et need võiksid nüüd niimoodi pidada, et ei hüppa suvehetkel lahti. Siis ülemised on see, mida CO-ga juhitakse. Alumised, mis ma just lahti võtsin, on siis see, mis turbos tuleb, et Wastegate'il näeks niimoodi boost'i. Ja siin see peene, mis ma lahti võtsin, see siis on nüüd rõhuandur Wastegate'i ülemisele kambrile. Et siis aju teaks, palju siia reaalselt on CO-d sisse lastud, et palju siis, kas peab juurde panema või maha võtma, et siis oleks vastav soovitud puust või mis iganes pidi. Ja kõike peast üks on. See siin on nüüd enne turbot rõhuandur ja siis back pressure. Siit vaskspiraal on sellepärast, et see väljalaskev gaas jõuaks maha jahtuda. Ja siin on reservaar vahel. See reservaar on siis selle jaoks, et seda ajus olevat näitu ühtlustada, muidu ta on hästi sükene sakiline, piigiline. Et ma tean, et osad on öelnud, et ajus saab seda nagu korrigeerida ka, aga siis see väga suure korrigatsiooniga vist võib valetama hakata. Mis pauk see käis? Mingi pinge oli peal. Aga mingid asendid on siin ajapikku muutunud. Et seda on näha ka, missugune vahe see sisse tuli, kui klamber lahti see lastud. Enne tuli kinni, kui klambri kruvikaga eemale aitasin, siis tuli eemale. Aga siit on näha, et siit mingid lekked ei ole väga olnud. Lihtsalt see
kas siis see turbo on kuumaga või asjaga natuke alla liikunud, ära vajunud või? Ja siis natuke räägin video tagantjärgi ka, et enne kui üldse sai midagi tehtud, siis sai silindrid survestatud. Et läpakas sai välja võetud, sai vaadatud siis veesärgi rõhku ja ka kartri rõhku ja siis põhimõtteliselt kompressori liinist sai 10 parri silindrisse lastud erinevatesse silindritesse ja mitte ükski näit ei muutunud, et kolvirõnga vahelt vuhises piisavalt ikkagi karterisse, et jahutussärgi rõhk ei muutunud midagi, aga kuna ka ventilatsioon on vist mootoril piisavalt hea tehtud, siis ka karteri rõhuandur ei muutunud ega ei näidanud mitte midagi. Siis sai auto lükatud ninapidi välja ja kuna on destilleeritud vesi sees, siis sai selle lihtsasti kõik välja lasta. Et oleks pärast, kui kaaned maha tulevad, oleks vähem seda lagastamist. Ja siis sai ka veel seda tehtud, et sai suruõhuga kaasa aidatud jahutussärki. Et sealt plokist võimalikult palju vett välja saada ja siis ka sai tagant auto üles tõstetud, et see vesi voolaks võimalikult ploki ette otsa, et saaks võimalikult palju vett välja, et kui kaaned maha võtta, et siis ei voolaks seda vett igale poole. Lisaks siis sai seekord natuke teistmoodi seda tehtud, et me jätsime sisselaske külge. Et kui tavaliselt oleme seda teinud, et sisselaske ka lahti kiskunud, kõik kütte välja lastnud ja nõmedalt seal lagastanud, siis ka seekord sai hoopis nii tehtud, et jätsin sisselaske külge. Pärast on ka näha, kuidas selle sisselaske alla sai pandud väike puupluss, lihtsalt sellepärast, et ta oleks kaantest natuke eemale lihtsam liigutada, aga kõik muud õliliinid ja kütuseliinid jäid külge. Et endal hea, mugav, lihtne toimetada ja seda lagastamist vähem. Ja siis enne kui kaanet sai täitsa maha võetud, siis veel kontrollisin Newton võtmega üle, kas äkki olen ise kehvasti pingutanud või on midagi poldid välja veninud. Aga ei, täpselt nii nagu Arp on ette näinud, 110 Newtonit oli kõik kinni ja ei saanud kuskilt midagi peale pingutada. Kui kaanet sai maha võetud, siis visuaalselt, mis nendest mõradest seal vaadata. Visuaalselt need mõrad pole mitte midagi muutunud ja kaaned nägid täpselt samasugused välja. Aga plokil olid tekkinud mingisugused jäljed peale, nagu lekkejäljed. Ja see paganamuse siis, kuna peale American Beauty't kaaned käisid lihvimises ja läksid ju uued, kuigi originaal kaanetihendid läksid vahele ja ju Speedestil kõigest 1,4 parris üle rõhuga läks ju kaanetihend ära. Kas sa tead, mis on mu lemmik detail siin auto juures või? See? Jep. Ja ka pärast, kui kaaned ära survestasime, millest ma räägin siis lähemalt, siis ka sealt ei tulnud ühtegi nagu vastust välja, siis tundub, või kartus on see, et plokk sai natuke haiget selle 3,5 parrise boostiga. Et ma kardan, et natukene on sellel alumiiniumplokil neid mingeid poldi kohtasi ära tõstnud, et pind ei ole ideaalselt sile ja ta ei suuda seda metallkaanetihendit paigas hoida. Et nüüd üritame saada Rootsist papptihendit, mis on siis lõikurrõngaga ja loodame, et see papist tihend natukene aitab siis korvata selle ploki ebatasasust, kui see seal on. Võib-olla mõtlen täitsa üle ja on üldse mingisugune polegi viga või on üldse muu viga, aga ei oska väga midagi muud nagu proovida ka, et hetkel pole lihtsalt võimalust ega jõudu, et seda mootorit sealt täiesti maha võtta ja kõik pulkadeks võtta ja plokki lihvima hakata. Et siis proovime veel
prooviks siis vähemalt selle ära, et panna see papist tihend koos nende lõikurrõngastega. Et see lõikurrõngas ise võiks silindri ära tihendada ja siis see papist rõngas ka natuke aidata kompenseerida seda mingit hälvet, kui seal sees on. Aga kui kaanet sai maha võetud, siis meil on vanast ajast või ette valmistatud siis baroniidist tihendi materjalist välja lõigatud kaanetihendid ja siis loomulikult Intar MV, Intar Metalworks, siis lõikas laserist meile vastavad plaadid välja, et saaks ka kaane suurestamisega tegeleda. Sai tihend külge pandud, sai plaat peale pandud, püssiga esimeses astmes lasin kinni, et kõik oleks võrdne, et ei hakanud väga hullusti neid vägistama. Jahutussärk sai igat pidi pimedaks tehtud ja ühest otsast siis sinna kompressorist 9 barri rõhku sisse lastud. Ja siis lekke, tester, spreiga kõik kohad üle uhatud ja no nendest pragudest ei saanud ühtegi mulli kätte, et tihend ise natuke lekkis, pragudest ei lekkinud 9 barriga ja siis sai veel omakorda fööniga 600 kraadiga kaant soojendatud. Muutus nii palju, et tihend hakkas natuke paremini pidama, aga pragudest ikka ei tulnud midagi. Siis järgmine päev sai targemate inimestega konsulteeritud ja tegelikult siis käis ka väga aus kommentaar läbi, et kui kaanes oleks mõra, siis ka mitte puusti alas juba jahutussärgi rõhk kerkiks, et mis tegelikult ju on täiesti normaalne ja natukene imestan, et isegi selle peale ei mõelnud. Ja et siis hetkene prognoos või arvamus on see, et kaaned on ikkagist terved, vähemalt veel. Ja see viga on kuskil mujal, kas siis see oli praaktihend või kas see oli siis tõesti, et see plokipind on natuke ära. On ka laual käinud diskussioonina see, et kuna originaalkaaned on pigem suht koht õhukse põhjaga, ja neid meie gaasi on juba väga-väga korduvalt lihvitud, et võib-olla see gaas ise elabki lihtsalt nii palju, et seda ei tea, eks praegu üritame saada selle niinimetatud Ateena-laadse tihendiga, üritaks need saada ja selle kokku panna ja siis vaatame, mis ja kuidas saab ja siis ongi juba hooaeg läbi ja üritame siis talvel lahendusi leida. Aga hetkel siis audio poolt vist kõik, veel kord suured tänud kõigile, kes on aidanud, kes on kaasa elanud. Kui rajale saame, siis kõigi abistanute nimed organiseerime ka ilusti pagassile, nagu lubatud on. Ja ega hetkel rohkem pole midagi. Nagu ikka, kommenteerige kindlasti, mis teie arvate, et mis ongelma või hälved siin olla võivad, et miks asi niimoodi lekib. Ja vajutage seda subscribe nuppu ka, et praegult äkki saame selle 2000 tellijani välja, et ilus ümmargune number ja äkki see aitab tulevikus teistpidi selle 700 projektile kaasa. Aga hetkel siis mina veel kord tänan ja siis saate video lõpuni nautida juba niisama taustamuljaga. Eile just vaatasin videot, kuidas Top Fueli mehaanikud lappavad neid asja. Ja siis vaatasin ka, et ikka on ikka hull värk, hull kiirus.
ka tegi mingit välja. Ei saanud kõike vett välja piisavalt. Äkki panusid, mis karulised kõhus on? Noh, veel kivi. Mõra. Kõik on puhas, mitte midagi pole näha. Mitte kui midagi pole näha. Praegu on see sama mõeldi sees nagu enne midagi. Kui midagi. Võrk kogu saada. See on mingi hooletus. Kas on ploki pärast on see vahe sees? Mis pilli ma kannab pead niimoodi. See plaat väga stressi ei teki. See ütles, et sulle ei olnud see. See sama Andri võib ette keerata pina üks. Muidu sees on. Ja ühel annab siin kõde pimeda ja teisele juba õhule. Ongi.
ei ole. Nüüd saaks Makseku järgi täna vaadata. jah. Palju seda rõhku tuleb. Leiame survest saab väga oluliselt ei lõpu. Kolm. Ei 2,5. 3. 3,5. Muu 8,5 põrri ka, et see mõrav. Vaata ongi, seda ei suuda siit eevat, aga see tihendi vahelt kuskilt läheb läbi.